Tere tulemast vaatama QTV 1. septembri erisaadet. Lähme küsime uutelt kümnendikelt, mis on nende ootused ja lootused tulevaseks kooliaastaks ning räägime meie kooli direktoriga. Kuid enne lähme vaatame, millist aktust korraldati meie uutele kümnendikele. Austatud laulja, oma vendade keskel. 1. septembril võõrustasime aktusega 7 uut 10. klassi. Aktusel esines 11. klassi õpilane Ott Kiveste, Kristjan Jaak Petersoni oodiga laulja. Kõne pidas kooli direktor Merike Kaste ning õpilasesinduse president Artur Reinhold Unt, kes rõhutas uute inimestega tutvumisele ning õpetajate töökusele. Mida sa ootad tulevaselt kooliaastalt? Uusi inimesi. Mingeid huvitavaid sündmusi võiks ilmselt olla? Huvitavaid sündmusi ja kõik neid huvitavaid teadmisi, mis võiks tulla. Mina ootan häid klassikaaslaseid, häid õpetajaid, et kõik läheks sujuvalt ja et koolis oleks ikkagi hea käia. Kas on ka midagi, mis teil teist sellist hirmu tekitab või mida te kardate? Sõprade leidmine äkki? Otseselt mitte, aga need kontrolltööd ja need asjad on võib-olla see, mida mina rohkem kardan. Teatud ainetunnid. Õpetajad. Aitäh! Oleme jõudnud tagasi stuudiosse koos meie kooli direktoriga Merike Kastmega. Tere! No ma pean ikka ära küsima selle küsimuse, mida küsitakse täna kõikidelt õpetajatelt ja õpilastelt. Milliste tunnetega võtate vastu algava kooliaasta? Väga heade tunnetega. 1. september on alati tore ja rõõmus. Ja hästi lihtsal põhjusel tegelikult on toreda ja rõõmus, sellepärast, et lapsed on tagasi koolis. Ehkki korrektne on öelda küll noored. Noored on koolis tagasi, nii tore on näha tuttavaid nägusid. Teine tore asi on see, et kontaktõpe. Kontaktõpe on tagasi ja kolmandaks on see, et kooliaeg on ju see, kui me läheme tagasi oma sisuliselt 10 kuusesse rütmi, nagu me 10 kuud oleme. Et kui esialgu tundub ebameeldiv, siis tegelikkuses on see hästi tore. No ja loomulikult on natukene ka nukrus südames. Kui nüüd kontaktõppe juba jutuks tuli, kas teil on ka mingid sellised ootused või hirmud siis sellega suhtes? No ootus on see, et saaks kõik 175 õppepäeva olla koolis, nii õpilased kui õpetajad. Ja samal ajal ma tean, et see on idealistlik ootus. Sellepärast, et ükskõik kust me vaatame, siis arvata on, et meil on neid õpilasi. Muuseas, meie koolis on 70% 11 ja 12 klass vaktsineeritud õpilasi. 10. klasse me veel ei tea, sellepärast nemad alles EHIS-esse kantakse ja sealt tulevad info meile. See tähendab, et see 30% õpilastest on need, kes on, kui nad on kontaktis positiivse õpilasega, siis nad on lihtsustatud karantiinis, kuid on suur tõenäosus, et nad võivad jääda positiivseks. Mis tähendab seda, et kõik need karantiinid, eneseisolatsioonid, need ei jää mitte kuhugile. Ja kuna sellel õppeaastal on ka ministeeriumi seisukoht see, et kool veebiõpet enam ei pea teostama, siis see natuke tekitab muret ka. Kui nüüd tulla direktori töö juurde, kas te olete endale see aasta ette pannud ka mingid sellised saavutused, mida te sooviksite täita? Jaa, igal aastal ma iseendale püstitan mingid eesmärgid. Ja iseenda jaoks ongi minul üks kõige tähtsamaid eesmärke, et nii palju kui võimalik on teha koostööd kooliõega, teha koostööd Terviseametiga selleks, et
võimalikult palju siiski oleks ja jääks kontaktõpe. Noh, võiks öelda, et miks ma seda ülistan, kontaktõpet. Aga kõik uurimused, mida praegu ja uuringut on teinud Haridusministeerium, ütleb ainult üheselt. Hübriidõppe ja distantsõppe ei ole olnud tulemuslik. Ja selle tõenduseks on see, et 1/3 õpilasi ütleb, et nendele absoluutselt ei sobi distantsõppe. Teine tunnus, miks ma tahan kontaktõpet, on ka ju see, et riigieksami tulemused ja 9. klassi lõpueksami tulemused sellel aastal langesid üle Eesti. Ja kui me võtame aluseks selle, nii nagu me ütleme, et mitte õpilane tihtipeale ei vali, mida ta teeb peale gümnaasiumi lõpetamist edasi, vaid tema riigieksami punktid valivad. Sest riigieksami punktid on need, mis näitavad, kas sa saad lävendist üle või ei saa. Siis see tulemuslikkus on meie eesmärk ja sellepärast minu väga tähtsaks eesmärgiks on ka see, et oleks kontaktõppe. Ja teine eesmärk on see, et meie kõigi, kogu koolipere tervis oleks võimalikult hea. Nii vaimne tervis, füüsiline tervis, et meil ei tekiks mingeid haiguskoldeid ja et me oleksime üksteise suhtes võimalikult sõbralikud ja tolerantsed. Kui nüüd kontaktõppe korraks kõrvale jätta, mis võiks olla selline asi, mis võiks sellel aastal meie koolis teistmoodi olla? Mis võiks olla teistmoodi ja mis ongi teistmoodi? Sellel aastal teistmoodi on ju see, et meil on 4 uut õpetajat. Täiesti teistmoodi inimesed. Meil on 266 uut 10. klassi õpilast, mis annavad kindlasti hoopis teise hingamise, sest neid on 1/3 teie seltskonnast. Kindlasti uus on see, et meil on täiesti uus moodul, teatrimoodul, mida õpetajad Tea ja Eliseta veavad. Ja uus on ka kindlasti see, et me vaatame üle kõiki kooli juhendeid ja asju ja kas või selleks see on uus, et 10. klassid juba alustasid, aga tuleb ka 11. ja 12. klassile õpilünkade tasandamise kursused. Jällegi Haridusministeeriumi poolt antud sisend, et võimalikult hästi läheks edasi. Nii et selliseid muutusi on maa ja ilm. Suur aitäh saatesse tulemast! Aitäh saatesse kutsumast! Aitäh vaatamast QTV 1. septembri erisaadet! Kohtume juba järgmises saates!